kui ma nüüd hakkan rääkima metsisest ja teistest kanalistest ka, siis ma pean siia juurde ennem ütlema seda, et ma peaksin nüüd rääkima küll rahvapärimusest, see tähendab folkloorist, aga tegelikult ma olen pärit Alutaguselt, kus räägiti iga päev metsloomadest ja lindudest ja see oli niisugune koduse elu juurde kuuluv teema. Ja kui tulid veel teisest külast mehed külla, siis naised vaatasid pealt, aga mehed omavahel kogu aeg rääkisid. Ja siin ma pean ikkagi rääkima ka nendest asjadest, mis siis räägiti ja mis teemad olid. Aga teisest küljest, kui me räägime nüüd kanalistest, kes on jahilinnud, siis võtame 100 aastaid tagasi on kütja kultuuris ju ikkagi samad reeglid olnud ja samad käitumised ja ikka see, et inimene tahab seda lindu kätte saada ja see on temale vajalik ja kõik need võtted, mis siia juurde käivad. Ja osa sellest on ikkagi sattunud ka meie rahvaluule kogudesse Tartus Vanemuise 42 Eesti Rahvaluule arhiivis. On kartoteegid, kust sa võid lugeda siis ka näiteks Laanepüü kohta või Tedre kohta või Metsise kohta. Ja need on siis sellised lühikesed teated ja sinna kuuluvad ka väga palju pikemad jutud, mis on seoses kohtumistega, nende lindudega ja põhiliselt ikkagi jahimeeste kohtumised. Kõigepealt paar sõna püüdest. Püüsid on meil eri liike, aga praegu siis on ilusa nimega laanepüü. See kõige armsam nendest kanalistest, kes elab tõesti laantes, see nimi on hästi õnnestunud ja umbes niisuguses metsas, kui meil praegu siin oleme. Ja temale meeldivad, nagu vanarahvas ütles, kus tema elab, temale meeldivad kuusemetsad, kuuseseguga metsad ja just oli niimoodi, meil öeldi niimoodi, et see peab olema rehavarre kuusik. Rehavarre kuusik on siis selline, kus on alusmetsa kuused ja need on niisugused pool ära kuivanud, nii et nendest kuivanud väikestest teivastest saaks teha rehavarsi ja seal nende vahel siis elutseb see laanepüü. Ja laanepüüd on tavaliselt siis kahekesi ja väga armas on kuulda, kui nad siis üksteist hõikavad ja näiteks sügisel hakkavad hõikama, siis on niimoodi, et siis mindi, tehti püüvile või osteti see ja neid oskasid ka meistrid teha ja mindi metsa ja siis tehti seda vilet. Ja siis tulevad, need on veel noore linnu hääl ja vana linnu hääl, mis siis oli, seda kõik tunti ära. Ja siis peibutati seda lindu nii, et ta lendas lähedale ja siis sai teda püssiga maha lasta. Ja kui nüüd võtta see nimi püü, siis see on ilmselt ikkagi selle järgi, kuidas ta ise häält teeb. See niisugune hästi kõrge vile. Niisugune, et hõikavad üksteist vastastikku ja öeldakse, et selle järgi võib inimene kontrollida, kas ta on hea kõrvakuulmisega või ei ole. Sest et ta on niivõrd kõrge hääl, et vanemad inimesed seda häält ei tarvitsenud kuuldagi. Nii et proovige siis järgi, kuidas kuulda on teinekord. Aga püüjaht oli nii, et seda pidas üksik inimene, läks kõndis ja siis jälgis, teadis, kus kohas nad on ja ikkagi neid kuusikuid pidi, sest et tema ei tule päris lageda peale, nii nagu näiteks on rabakana, tema sugulane või näiteks siis põldpüü või nurmkana, nagu teda öeldakse. Nii et nemad on lageda peal ka, aga laanepüü on ikkagi varjuline. Ta on niisugustes suurtes metsades, nagu meil Eestiski on taigametsa tüüpi metsad lausa ja seal tema siis on väga armas lind ja teda on peetud ka armsaks linnuks, sellepärast, et lendab üles, ta ei lenda kaugele, ta jääb sinna kuskile okste vahele pidama ja siis hakkab oma sabakest niimoodi liigutama ja tõmbleb ja nagu tutt oleks peas natukene kõrgem ja siis vaatab seal ja arvab, et ega inimene teda ei näe. Aga inimene siis
nägi ära, kuhu ta lendas ja siis katsub sinna ligi pääseda. Nüüd püüpoegade kohta öeldakse niimoodi, et kui püüpojad juba lendavad puu otsa, siis on aeg külvivakk varna riputada. No mida see tähendab? See tähendab seda, et külvid tuleb lõpetada ja umbes sellel ajal on siis pojad nii suured juba püül, et nad jaksavad lennata, aga lendama hakkavad nad väga-väga kohe, sest et kus neil siis pääs on. Ja kui mõtelda selle peale, et miks ta siis niisuguses risuses metsas tahab olla, nii nagu meie siin praegu oleme, siis see on, öeldakse, et sellest see ongi, et siis saavad ta pojad nii kõrgele lennata, et rebane enam kätte ei saa. Sest vanasti kährikuid ei polnud, olid need rebased ja eks nemad hulkusid küll nendes paikades samuti. Aga kui laanepüü hoiab jälle hästi suurde metsa, siis seal jälle rebane ei taha käia. Need on kõik niisugused ära õpitud, et ta oskab siis niimoodi teha, et oma poegi päästa. Aga pesa on tal siis lageda maa peal, tema ei tea kunagi pesa kõrgele ja seal on niimoodi, et öeldi, et ta muneb nii kaua, kui sinna pesasse pandud tikk on munadega kaetud. Ja siis saab oma 20 muna või kui palju ja siis, et kas seda võtet siis nüüd püüti kasutada ka, seda ei oska takkajärgi öelda. Aga selle järgi on öeldud küll, et kui tema juba 20 muna on ära munenud ja siin on need ära korjad, siis pidi ta selle kätte ära surema. Nii et niisugused hoiatused tulevad ka siia juurde siis. No see on põhiline püüdest ja püüd kohta on ka niimoodi öeldud, et kui kütt läheb jahile niisugusel ajal, kus on jahikeeld, et pühapäeval ei tohtinud jahti pidada, siis võis juhtuda nii, et laseb, aga see püü alla ei kuku. Ja siis on nii, et jahimees ehmatab sellest ära ja siis kas enam kunagi jahile ei lähe või põgeneb ära, sest et ta tunneb, et see on mingisugune üleloomulik asi ja nii on teiste kanalistega ka. Aga muidu öeldakse selle püü nimetuse kohta, et see on ikkagi tema häälitsuse järgi, see on teistel Läänemere soome rahvastel ja soome-ugri rahvastel on ka ikka samasugune nimi. Ja samuti on siis ka tedre kohta, samuti on metsisse kohta, et see on enda häälitsusest tulenev. Ja ma ei tea, kuidas metsissega on, sest metsis on ka mõtus, aga tedrega on niimoodi, et tedre kudrutamine on ju väga sarnane sellega. Kui me võtame nüüd, võrdleme neid kanalisi, laanepüüd ja siis seda tedre ja metsist, siis tedre kohta on ikkagi kõige rohkem teatud rahvapärimuses. Ja tema on ju niisugune lind, kes lendab ka lageda peale, ta kudrutab väga-väga valjusti ja siis selle järgi on ka hästi palju ilmaendeid, nimelt nii, et arvestatakse, et millal ta juba kudrutama hakkas, et selle järgi siis saab vaadata, millal tuleb lumi maha või millal lumi maast ära läheb või millal tulevad külmad ilmad. No see selleks, ega see pikaaegse prognoosiga ei ole nalja, sest enamasti nad ikka ei lähe täpke, aga lühiaegse prognoosiga on tedre kohta küll niimoodi, et kui tedre ikka puu otsas laulab kõrgel, et siis tuleb külma ja kui ta laulab hommikul või laulab õhtul või siis arvestatakse näiteks, et millal siis tuleb lumi maha või kuidas, milline tuleb talv, nii et teder on niisugune nähtav lind ju, kes lendab ka ikkagi lageda peale kaskedesse ja seal neid siis nähti ja jahipidamise viisid on siin niisugused väga vanad ja ürgsed. Ja üks on see paelte panemine, et pannakse paelad ja see on siis sellise põhimõttega, et on nagu niisugune, lastakse puu niisugune suur vits alla, nii et ta jääb parajasti kõveras paindesse ja kiskuma ja surutakse sinna niisugune konks ja siis, kui see teder läheb sinna pohli võtma või midagi, see on sügisel või mustikaid, siis vajutab jalaga selle alla ja siis see vajub alla ja silmust tõmbab ta sinna kinni, nii et see põhimõte on siis tedre puhul metsis ja puhul seda palju ei ole, sest ega neid metsisseid siis nii hullusti ka ei olnud.
igal pool, aga just tedre puhul räägitakse seda. Tetredega on siis niimoodi, et nad lendavad parves ja vaat see, kuidas nad lendavad ja kas nad ööbivad lume sees, nagu on siis, kui ikka lumised talved olid, siis selle järgi vaadati ka, et näiteks kui suur parv lendab ja on rahutu, siis on ikkagi nii nagu kajakate ja teiste niisuguste lindude puhul ka, et siis tuleb tormi ja ilmamuutust vähemalt, sest et ilmselt on niimoodi, et mida inimene just ootab, seda tema siis loodab tulevat ja teiste asjade kohta väga palju juttu ei tehta. Aga tedrega on samuti, et vaata, tema on rahvaluules ka veel naisterahva sümbol. Ja näiteks ma lugesin just täna hommikul Eesti Rahvaluule arhiivi kartoteegist, unenägude kartoteegist vaatasin. Ja seal oli niimoodi, et kui sa ikkagi tedre unes näed ja tedre kinni püüad veel, siis sa saad endale naise. Nii et ju ta siis nii tähtis ikkagi oli meie igapäevases elus, et selle järgi hakati ennustama. Aga muidugi regilaulus on ju see, et tedre neiu on just see, tegelikult on siis inimene ikka ja siis räägitakse nagu nendest veelindudestki. No me oleme veelinnu rahvast ju nagu, aga siis tedre kohta on ju samuti, et siis mindi kosima ja siis tegin teele tedre paelad, on öeldud niimoodi, et see ongi siis nii, et läks oma seda kallimat sealt siis kätte saama, läks koss ja läks püüdma. Aga siis on ka ilus salm selle kohta, et lehesil käidi ja tehti vihtasid, ja seda tehti koos ja siis on laul, et murdke neiud, mis teil murda, jätke latva järele, jätke ladvat linnul lenda, tedrel teisi kudrutada. Need teder on ikka siis niisugune tähtis lind, kes lennab sinna puu otsa ja peab saama seal kudrutada. See on niisugune ilus mõttekene, et ärge siis kõike loodust, ärge rikkuge ja ärge kõike ära murdke. No niimoodi siis tedrest, aga nüüd metsissega. Metsissega on nõnda, et kui laanepüü on, ütleme, armas lind, kui ta sügisel paari hakkab minema ja kui jäljekesed on lume peal kevadel ja kui teder on uhke lind, sest kui me mõtleme tedre kuke peale ja kuidas ta kudrutab ja teeb oma seda niimoodi alustab ja siis läheb hästi valjuks ja siis teeb vahepeale veel see on see tedremäng. Siis metsissel on omad huvitavad häälitsused, mida püütakse samuti järgi teha aga metsis on suurte laante lind ja see mõtus, nagu varem öeldi, isegi trükis ennast kirjutati. See on nüüd vist kadunud rahvasuust minema, aga Alutagusel öeldi metistada, mitte metsis. Ja ilmselt see on ikkagi seotud sõnaga mets, nii et ja see sõna on samuti teistel, see nimetus teistel soome-ugri rahvastel teada ja tuntud ja kasutusel soomlastel on metsa nii ja tema on võimas lind, ütleksin mina selle kohta ja tema kohta öeldi ka seda, et tema on kõige suurem ja kõige jõulisem ja kõige tugevam, et kui sa ikkagi selle musta kukke maha lasksid, siis oli ikkagi väga väärt see asi. No nii nagu tedrekukel on natukene sarnasust metsiskukel, need väikesed valged laigukesed tiivanukkide peal ja siis hari peas. Ja nüüd selle kohta, kuidas metsised mängu tulevad, see on väga oluline jälle jahimeestel jutustada ja seda jutustati ka hoolimata sellest, kas just jahti taheti pidada, vaid see oli üldse niisugune huvitav seiklus. Sest kujutate ette, lähed pimedas või enne pimedat kohale metsa, ükskõik kui kaugel see siis koht oli ennem teada. Need olid aastakümneid teada, need kohad meestel. Ja siis on nii, et kuidas sa siis kuuled ja mul isa rääkis niimoodi, et alguses ta lendab ja siis, kui ma käisin ise metsisse mängus, siis tõesti tuleb suure robinaga. Tuleb kohale sinna, enne videvikku ja siis öeldakse, et kui üks väike lind lõpetab laulu, nagu praegu punarind laulab meil siin, siis on paras, et siis ta hakkab juba päris laulma.
aga enne seda ta köhatab ja seda köhimist olen mina ka kuulnud, see on niisugune krome hääl ja ma ei tea, kas igaüks köhatab, võib-olla köhatavad need auväärsemad ja suured kuked ja siis ta nagu öeldi, et köhib hääle puhtaks. Ja kui metsisel on hääl puhtaks köhitud, siis on paras aeg hakata ja seda nimetatakse siis nakutamiseks või tõksutamiseks ja seda saab ka järgi teha niimoodi, et söögilaua juures lauanoaga on püütud teha niimoodi, et pannakse seda kuidagi nii tõmmatakse paindesse ja siis teeb tõkat ja siis see kiireneb niimoodi ja sinna järgi siis öeldi niimoodi, et noor kukk ei oska korki tõmmata pudeli pealt ära, aga et vanal kurval on see selge juba. Ja tema siis teeb niisugust häält. Ma ei oska täpselt järgi teha, sest on juba täitsa palju aastaid, kui ma seda ise viimati kuulsin. Ja kohe sellele järgneb, siis öeldakse, et ihumine. See hääl sarnaneb sellega, nagu oleks nuga ihutaks vasta luisku ja siis tuleb see niisugune öeldakse ka sihisemine ja siis ja see kestab ainult mõne sekundi ja see on siis ka see, nagu me näeme piltide peale, et kui metsis laulab ja kael on ülespoole metsis kukk ja ise ta kõnnib samal ajal. Ja siis sellel ajal on siis nii, et see on nagu kõige ülevam hetk ja seda nii kaugele ei kuuldu. No mis ilmaga öeldi, et laulab metsis? Metsis laulab siis niisuguse selgema ilmaga ja külmaga, aga et kui vihmas ajab või on tuul, et vaat siis ta ei tule üldse, et siis ei mindudki mängu. Aga siis jah, tasus teda niimoodi laskma minna ja muidugi eks siis on juba pime metsas ja tegelikult vaadati juba kevadis ja lume pealt, et kas metsis on hagu järele vedanud. Ja mida see tähendab, kes on näinud kodukukke, kuidas tema tiibu ripsutab ja eriti kange on tiibu ripsutamad teedrekukk, siis metsis kukk veab kahele poole niimoodi tiibu järgi, nagu nendest sulgedest tekiksid niisugused, nagu oleks puuhagu järgi veetud. Ja selle järgi vaadati, et jälle, et millal nüüd kevad tuleb ja millal lumi maast ära läheb ja kui kaua ta siis veel peab, enne kui ta päris laulma hakkab, et millal on vaja kukkejahti minna. Aga lumi oli tavaliselt maas, sest et soos on üsna kaua sealt puude vahelt, ta ei sula nirutu ära ja siis ikka mindi läbi lume, nii et ta hakkab üsna aegsasti laulma. Aga jah, nüüd kui meil siin sinililled õitsevad praegu juba ja sellel ajal on niimoodi, et tema metsised hakkavad juba pesa tegema ja selle järgi vaadati, et nüüd nad lõpetavad selle laulu ära ja siis, kui juba ikkagi maikuus lehed puusse tulid, siis oli metsisse mäng lõppenud. Tedred mängisid ikka edasi, võib-olla lendasid puuotsa, aga metsist tema tuli puuotsast alla ja siis, kui keegi vastaline oli, siis mindi kaklema ja siis vanad jahimehed ütlevad niimoodi, et kui ikka selle kukke laskis, siis oli kõik toksitud ära ja nokkaga kistud, et nad siis nii kõvasti ikka hoidsid üksteisest kinni ja kaklesid. Ja jälle on nii, et kes on näinud kodukukkesid kaklemas, siis enam-vähem samamoodi see käib. Ja kui me mõtleme selle peale, et miks kukked öösel laulavad, see on siis huvitav, et need teised on ka sellised, kes hakkavad varavalges ja siis seda aega, mil hommikul enne päikese tõuse aovalges, kui need kullid lendavad, siis on see kullilennu aeg ja ma arvan, et see on ikka üle Eesti jahimeestel teada see, et see pidi olema siis selline aeg, kus ükski lind ei lenda, laululinnud ka ei laula, sest kullid lendavad oma saagi peale ja nemad siis on sellel ajal vaiksed ja ma ei oska seda ütelda, kui tugev see teadmine on, et igal pool tegelikult see kullilennu aeg oleks, aga niimoodi nemad siis seda ütlesid. Ja kui on kullilennu aeg, siis selleks ajaks nagu see kukkede mängu aibub, aga siis tuleb jälle, läheb lahti. Ja kes on siis see peamine,
ja kõige tugevam, selle juurde kogunevad siis kanad ja teised nooremad ja nõrgemad on kuskil eemal. Ja siis kindlasti tuleb siin rääkida ka võib-olla sellest asjast, et juba ammugi on räägitud ikkagi tedre ja metsisse hübriididest ja need on siis need mõnel pool on öeldud kösterkukkeks seda, kes on see hübriid, aga üldiselt on niimoodi, et see on see esimene, kes platsil on ja see kõige tähtsam ja nii. Ja siis on natukene on ikkagi tagasi kah hoitud, aga see kõik on omakasu pärast, et kösterkukke ei tohi lasta. Et kui sa kösterkukke maha lased, et siis mäng läheb laiali. Ja eks nüüd jahimehed teavad, kui palju see tegelikult on, aga niisugune õpetus küll oli, et kösterkukk ei tohi lasta, aga see käib siis rohkem tedremängu kohta, sest tetresid võis kokku tulla, kui vaadata need 19. 20. sajandi kirjapanekut siin, et võis oma 50 tedrekukke olla ühes mängus ja eks neid emalindusid tuli siis ka sinna juurde, nii et olid ikka suured mängud, aga metsistega räägitakse umbes 20 ja 10 ja need on siis ka juba küllaltki suured mängud ja metsisse mängukohad on ikkagi ainult teatud kohtades, nii et tema juba niimoodi kuusikusse, tihedasse kuusikusse mängima ei tule, vaid ikkagi nad on niisugused natukene hõredamad ja metsis lendab siis sinna hõredamatesse metsadesse sinna kohale, ta ei ole sealt, ei tea kui kaugel. Ja tedrekanad tulevad jala või mõni ka lendab, nii räägitakse, et need on seal vaikselt kuskil, aga siis vahel on nii, et teder ei hakkagi või metsis ei hakkagi mängima, vaid siis nokib niimoodi, sööb kõhu täis männihokkaid, sest see on tema toit ja siis ongi kõik ja siis jahimees läheb pettunult ära. No sellega juhtub nüüd niisugust asja ka, et minnakse metsa valmis ja siis tehakse seal tuli maha ja istutakse seal. Nii kaua, kui on paras aeg ja sa võid ka hommikuni istuda, kui sul on teada, kus puu otsast nüüd see metsis mängima hakkab. Ja kui ta seal siis mängima hakkab, siis minnakse tasakesi sinna juurde, seal on siis omad võtted, kuidas sa saad. Ja kui sa kiiresti hakkad hüppama, siis kukutakse kõhuli kuskile lompi ka ja saadakse märjaks. Ja mõtelge, et vanasti ei olnud kummikuid ega midagi, mis siis jalas oli ja kas natuke külm oli. Aga see öösel istumine selle lõkke ääres ja mõtlemine ja ootamine, see oli ise niisugune aja parajaks tegemise aeg ja siis olid igasugused mõtted tulid pähe ja siis, kui lõkke hakkab juba kustuma ja silm hakkab juba looja minema ja siis sa näed ükskord, et keegi seisab su lõkke juures ja mis see siis on ja kes see siis on. See on mingisugune hästi pikk mees, tal on võib-olla mingisugune tunnus, mille järgi sa vaatad, et see ei ole õige asi ja siis on nii, et teinekord tuleb naisterahvast ja hakkab suga rääkima ja sageli on niimoodi, et eks ta ikka vanakuri ole vist ja siis on hõbedat, on kuskil taskus hõbekuul või on ta püssis sees ja juttudes juhtub niimoodi. Ja siis ta mõtleb, et kui see soendab seal tule ääres ikka eestpoolt ja tagantpoolt ja siis ta mõtleb, et ma lasen ta maha ja siis laseb ka. Ja siis selle jutu järgi meie arvaksime praegu, et ongi üks laip seal, aga siis hakkab see sõnelema, see sama kogu, kes sinna, see imelik kogu, kes sinna tuli ja kes ei ole üldsegi mitte vanapagan, ta on hoopis nagu seal ühes jutus on, et see oli hoopis mõisahärra mustas kuues, kes tuli kontrollima seda asja või siis oli nii, et mõisahärra ise käis niimoodi, ütleme mingisuguse metsakoleti sinna ringi, et kõik oli nõiduse ja maagia värk, nii et nihukesed kujutelmad on siis ka olnud ja selle ehmatuse peale siis muidugi jahimees põgeneb koju ja siis on 2 nädalat haige ja linadega pööratakse ümber, sest ta on nii ära ehmatunud või siis, et ta
jätab oma laskemised maha ja enam kunagi jahile ei lähe. Et see on niisugune soomunelm ka, et ära siis tapa neid lindusid ja ära siis püüa neid nii palju. Sest et need, kes olid ikka niisugused röövjahimehed, kes ei pühitsenud ja ühtelugu jahil käisid, nendega öeldakse veel niimoodi, et nad ei saagi hästi surra, eriti siis, kui nad on kasutanud hästi palju maagilisi võtteid selleks, et paremini jaht õnnestuks. Nii et inimese kujutluses on see inimese ja siis loodusolendi suhe on ka niimoodi, et teinekord tuleb välja, et ei tohi liiga teha, nii nagu see, et ära seda köstekukke lase või kallil pühale, no siin tuleb ristiusk mängu, kallil pühal ei tohi lindu lasta, et siis see on nagu kuritegu või patt ja siis tuleb säästa. Ja sellised lugusid on siis just seoses lihavõtte pühadega, sest et noh, mõtleme, mis pärast. Lihavõtte pühad ehk need on liikuvad pühad on ikka sellisel ajal, kui just need tedred ja metsised mängivad. Aga nüüd ma pean teile rääkima veel niisugusest teemast nagu hullud metsised. See teema tuli meile, ma mäletan, Alutagusel võeti 50. aastate keskpaigas, võeti hästi palju, Tudu metsapunktori võttis seal metsi maha, nii et veeti neid täistüvedega välja, parvetus lõppes ära ja siis oli nii, et raiestik raiestiku peale. Ja siis on esimene teade, oli meil seal üks üksik vanatädi, kes elas Mägi-Hilda ja tema oli nii vihane, ütles, et üks vene marjanaine tappis selle lauanoaga metsisse ära, metsisse hüppas ja tuli talle kallale ja siis, et näed, mis tegi ja tema kirjutas sellest veel Eesti Loodusele ja mina olin siis see vahendaja, kes pidi selle loo viima siis sinna Eesti Looduse toimetusse ja siis muidugi ei saanud niimoodi kirjutada sellel ajal, et see vene naine niimoodi lauanoaga metsisse ära tappis, vaid tuli natuke korrigeerida ja siis oli niimoodi, et see, kes oli toimetaja Leo Uuspõld ja mina ajasin tema süüks ja siis tema ajas minu süüks, nii et kõik olid lõpuks rahul, aga see jutt läks siis ikkagi Eesti Loodusesse, nii et see on esimene juhtum. Eks need hullud metsised hakkasid siis olema ja kui mõtelda selle käitumise peale, see on nagu see jutt, kus on Hitchcockil on kirjutatud lindudest, kuidas linnud tulevad inimestele kallale, seal on vist küll punarinnad, niisugused hästi peente teravate nokkadega, kes mängus on, aga metsisega on niimoodi, et kui sa mõtled, kuidas ta seal metsas uhkelt elab, niisugune jõuline, ilus, suur lind omaette ja siis on nii, et vaatad, et kuidagi see asi enam edasi ei lähe, et ta nagu läheks päris paigast ära, kui ta tuleb inimesele kallale. Ja selles on midagi niisugust ürgset ja sümboolset, kui see metsast tuleb see lind ja siis ta tuli Lägeda peale, see on nüüd Viru Jaakopi juhtum, teine juhtum. Tuli Lägeda põllu peale, sealt metsast teiselt poolt seda Kunda jõe haru, ja tuli ja hakkas koeraga kaklema ja lendas puuriida peale ja mis seal siis lõpuks oli ja kes alla jäi selle metsiku linnu eest, oli ikkagi see lind ise, sest koer murdis ta maha ja siis toodi ta minu juurde, et saaks topist teha, sest et mis temaga siis ikka teha oli ja ta elab nüüd sellisena edasi. Aga mina küll mõtlesin selle linnu peale siis niimoodi, ja ikka kui ma loen, et keegi jälle kirjutab nendest hulludest metsistest, kas neid on ja kas praegu ka on ja kui palju need metsisid on üldse jäänud, et kuidas üks loodus, ta on nagu looduse sümbol ja tõuseb üles selle inimese vastu, aga inimesel ei tule küll selle peale, et tema milleski seal süüdi oleks. Vaat kahjuks on see niimoodi. Aga muidu need metsised on selle poolest huvitavad linnud, et nad on ikka väga suured ja võimsad. Ja siis see, kuidas ta siis algab niimoodi
liiva nokkimas tee peal ja sa näed kuskil, et seal on kohe mitu tükki neid mängu ajal just nimelt. Näiteks on Agusalu soostikus on nii, et niisugune liivane tee läheb keskelt läbi ja siis tulevad nad sinna nokkima ja siis lendavad sealt laiali ja kui sa lähed. Nii, et tema tahab elada seal, aga tal on ikka tõesti kindlad kohad, kus ta elab, et ta saab seal toimida just niimoodi, nagu tema on seda õppinud tegema. Ja õnneks on seal ka niimoodi, et võib-olla nendes päris suurtes soodes ei ole ka kährikoeri, sest kährikoerd on praegu ikka nuhtluseks neile. Ja täiesti ettekujutamatu, kuidas saab üks kanaline oma pesa teha maha ja sealt rebased ei jõua teda võtta ja ei leia teda ronk ega keegi sealt. Nii et selles suhtes on metsis, et neid ikkagi jääb kogu aeg vähemaks ja neid tuleks ikka tõesti püüda hoida, aga kahjuks meie metsad on niisugused, nagu siin ei ole metsisse koha, mets siin võiks elada pigem tedred, aga jälle on üks raiestik meil siin kõrval, nii et neid tuleb järjest juurde ja selle peale me ei mõtle, mis saab nendest meie sulissõpradest.